Enne järgnevat saadet on põhjus seista siin Toompea veerul admiral Johan Pitka mälestusmärgi juures, sest selle mehe roll Eesti kaitse korraldamisel juba vabariigi alguspäevadel on hindamatu. Tema oli ka üks Kaitseliidu loojaid ja Kaitseliidust ei saa me ei üle ega ümber, rääkides Eesti julgeolekust. On ka öeldud, et tegelikult Kaitseliit, see oli Eesti iseseisvuse pant. Tahe kaitsta revolutsiooni ja sõjakeerises ennast, oma perekonda ja vara tõi mehed oma kaitsesse, mille aga Saksa võimud 1918. aastal ära keelasid. Novembril 1918 lõppes Esimene maailmasõda, formaalselt ka Saksa okupatsioonivõim Eestis. Samal päeval moodustati noore riigi kaitseks relvastatud kodanike ühendus Eesti Kaitseliit, mille komandöriks sai kindralmajor Ernst Põder ja juhatuse esimeheks Johan Pitka. Kaitseliidu aluseks saigi senine omakaitsevõrgustik. Tegevust alustati ilma põhikirja ja isegi ilma vastava seaduseta. Ometi oli vast loodud organisatsioon ainuke relvastatud kaitsejõud, millega riik võis reaalselt arvestada. Toimiti põhimõttel ausa tahtega Isamaa heaks, millest hiljem formuleeriti Kaitseliidu deviis Pro Patria, Isamaa eest. Kaitseliidu tänases peakorteris liikusime ringi koos Tanel Läänega, kes Eesti sõjandusajalugu on põhjalikult uurinud. Kohe 11. novembril, kui likvideeriti oma kaitse, ka samal päeval ajutine valitsus ju fikseeris ka selle sünnidokumendi Eesti Kaitseliidu loomise kohta. No, nende ülesanded olid muidugi ääretult suured. Nende põhiülesanne oli muidugi sisekaitse korraldamine, taganevate sakslaste rüüstamist, röövimist takistada. Ja muidugi esimene suurem ülesanne oli hankida relvi, sellepärast, et meie Eesti armee ju Saksa okupatsiooni ajal märtsikuus 18. aastal ju likvideeriti. Ega see ei olnud ju tegelikult midagi nii väga Eestile ainuomast, et sellist vabatahtlikku siis omakaitselist või kodukaitselist tegevust, sellised organisatsioonid tekkisid ju peale Esimest maailmasõda Ida- ja Kesk-Euroopas paljudes riikide, paljude rahvaste juures juba sõja ajal ja pärast sõda. Ja põhjus oligi selles, et varem oli küllalt suures osas, sellest Euroopa osas oli valitsenud 19. sajandil suhteliselt suur stabiilsus. Ja nüüd Esimese maailmasõjaga tekkis selline ebastabiilsus, riiklikud institutsioonid, süsteemid lakkasid kohati tegutsemast ja nüüd siis tegemist oli sellise ilminguga, kus rahvas ise kodanikualgatuse korras asus enda oma vara kaitsele, nagu ka Eestis võib näha seda, kui 1917 aastal omakaitse tekkis, et seal olid just Tallinnas olid tegevad näiteks majaomanikud, kes omakaitset looma asusid. Nõrk on väide, kui arvatakse, et riigivõim põhjeneb linnavahtides, sandarmites ja isegi kogu sõjaväes. Neid kõiki kokku on ometigi vähem kui rahvast. Tõelikult on riigivõimu algallikaks rahva teadvus, millega seletada võib, et elanikud end mitte ainult selle võimu esindajate alla ei anna, vaid teda isegi kaitsevad. Eesti Kaitseliit oma
15 000 mehega novembris oli ikkagi ainukene relvaorganisatsioon, kes oli meie ajutise valitsusele toeks. Raevuka vastupanuga punavägede kallaletungile algas vabadussõda. Kaitseliit formeerus sõjaolukorras kiiresti erinevateks väeliikideks ja sulas rinnetel võitlevate väeosadega üheks tervikuks. Enam kui aasta kestnud vabadussõjas võideti Eesti rahvale kätte täielik vabadus, sõltumatu iseseisev riik. Sõjajärgses eufoorias tundus paljudele, et Kaitseliit on oma töö teinud. Ühiskondlik tähelepanu koondus riigi ülesehitamisele ja erakondlikule võimuvõitlusele. Kaitseliidu põhimõtted olid ju vabadussõja ajal käest ära läinud, sest kui vabadussõda algas, siis oli Kaitseliit muudetud kohustuslikuks, sundmobiliseerituks tegelikult. Aga nii Tallinna omakaitse kui ka hilisem Kaitseliit olid ju mõlemad ikkagi vabatahtliku algatuse põhimõttel. Nii et kui nüüd sõda ära lõppes, siis ilmselt inimestel oli igasugusest militaariast sügavalt siiber juba ja nad ei tahtnudki sellega midagi teada ja läksid lihtsalt laiali. Ja muidugi ei tohi ära unustada ka seda, et 20. aastate algus oli ju kogu maailmas patsifistlik ja eriti vasakpoolsed parteid, sotsialistid olid üsna Kaitseliidu, võib-olla ehk mitte vaenulikud, aga ammugi mitte Kaitseliidu sõbralikud. Kippusid ikka rääkima niimoodi, et milleks selline relvade täristamine väikesele Eesti Vabariigile ja kellega me nüüd siis sõdima hakkame ja võit on juba kätte saadud ja täiesti mõttetu raha raiskamine, nii nagu kogu see riigikaitse rahastamise problemaatika tollal oli ju väga teravalt päevakorral. Kaitseliitu hakati uuesti organiseerima juba 24. aasta alguses, 23. aasta lõpul. Sellepärast, et vabadussõja järgselt Kaitseliit oli taandunud küti- ja laskurklubideks. Ja selle põhjus oli väga lihtne, sest lõppude lõpuks inimesed olid sõjast tüdinenud. Pärast seda, kui Rahvaerakond ja Tööerakond oma selle rahvaväe põhimõtte välja pakkusid, pärast seda jäigi peamiseks küsimuseks, et missugune peaks olema siis see ühiskondlik organisatsioon, mis kõik need asjad enda kanda võtab. Ja ega mingit paremat organisatsiooni kui hetkel küll varjusurmas olev, aga siiski eksisteeriv Kaitseliit ja ikkagi ajaloolise taustaga ja oma teod ära teinud Kaitseliit oli ju siiski olemas. Esimestena lõid aktiivselt kaasa need sõjamehed, nüüd juba vabadussõja kangelased, kes olid seisnud ka Kaitseliidu sünni juures. See on kindralmajor Ernst Põder, kes oli tol ajal Tartus 2. diviisi ülem ja tema hakkas juba Tartus ja Lõuna-Eestis organiseerima Kaitseliitu 23. aastal, 24. aastal. Ja just nimelt selle põhjusega, et leida niisugune vabatahtlik organisatsiooniline vorm, kus kasutada ära Eesti rahva ühelt poolt teadmised ja ausalt öeldes ütleme välja ka nende oskus riigikaitse heaks raha korjata ja raha teha. Kui Kaitseliit läks laiali, siis paljud inimesed ka lahkusid, kasutasid juhust peale vabadussõda ja lahkusid relvaga koju. Ja siis on teada pärast, kui Kaitseliidu sellist taas elustumist seostatakse selle 1. detsembri mässuga, siis on teada, et paljud inimesed, kaitseliitlased tulid just kodust juba relvaga nii-öelda siis appi. 24. aasta 1. detsembri mässukatse oli nii-öelda just selleks tõsiseks tõukejõuks, mis kogu Eesti elanikkonnale tuletas meelde seda, et meil on tõepoolest küll vaenuliku idanaabriga Tartu rahuleping, aga see ei kindlusta meile sisemist stabiilsust, see ei kindlusta meile rahu, et rahu ei tule mitte ainuüksi hoida, vaid ka selle eest igapäevaselt võidelda. Me ei tohiks riigikorra ja julgeoleku kaitset panna ainult arvu poolest väikese sõjaväe ja politsei peale, vaid kõik riigitruud kodanikud peaksid jõudumööda sellele ligi aitama. Selleks on uuesti ellu kutsutud vabatahtlik Kaitseliidu organisatsioon. Kaitseliit jagunes territoriaalsel alusel malevateks, olid 11 maakondlikku malevat ja pluss siis 4 linnamalevat, Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva.
liikmeskond siis võib eristada suuremaid ja väiksemaid malevaid. Tõepoolest Tartumaa malev oli siis selle perioodi jooksul kõige arvukam, see on seletatav ka sellega, et Tartumaa oli lihtsalt ka suur maakond. Järgnesid siis Virumaa, Harjumaa ja Tallinn. Tegelikult Kaitseliit kujunes tõepoolest kõigega tegelevaks organisatsiooniks, korraldas pidusid, korraldas kõneõhtuid, korraldas teatrietendusi, laulupäevi, absoluutselt mida iganes võis kuidagimoodi kõikide nende laiade eesmärkidega seostada, kas või kaudseltki. Nii et tegelikult vist oleks lihtsam üles lugeda need mõned vähesed tegevusvaldkonnad, millega Kaitseliit ei tegelenud. Kõike, millega ta tegeles, oleks lootusetu. Vabatahtlikelt Kaitseliidu pealikelt eeldatigi, et nad oleks ühest kohast seltskonnategelased kohtadel ja samas ka sõjamehed, mis alati muidugi ei läinud kokku ühes isikus ja seetõttu siis Kaitseliidu peastaap oli sunnitud nendele koha peal olevatele mõjukatele seltskonnategelastele, mitmetele valla- ja omavalitsustegelastele korraldama siis koolitusi, et nad oleksid ka riigikaitseliselt pädevad või siis 30ndate alguses näiteks võeti siis, loodi sellised ametikohad vabatahtlike pealike juurde nagu õppepealikud lisaks, kes siis pidid sellele seltskonna mainekale või sellisele positsiooniga inimesed siis aitama puhtalt selle militaarkülje pealt. Kaitseliidu liikmeskond haaras kõiki ühiskonnakihte, ka vaimulikkonda. Lagedi muuseumi loojal Johannes Tõrsil on varuks lugu sellest, kuidas üks ohvitseri munder aastakümneid hiljem kunagist omanikku aitas leida. See Jõelähtme kirik on Maarja kirik ja me oleme ju teada, et 13 sajandiks Vana Liivimaa ja olen püüd seda tema maaks. Ja see kirikul mul oli au teha siis sinna tinaraamistusakned ja peaukse kohta teha sinine taevas ja sisse liil ja õitse valge liilöis, mis on Maarja kiriku sümbol. Nii et leitakse sealt ülevalt ja me kaua aega me ei tea. Pööningult siis? Ja ülevalt põllude pealt. Kes nad ära peitis? 2000 aastal mina käin Robert Kreemi kutsel Esto päevadel ja sõdur õhtel pannakse peapiiskopiga ühte lauda. Teises lauas oli ka vaba kohta, ma ütlen, see oli Jumala juhatus, seal ei mitte midagi. Aga tema räägib, minu isa oli ennem Kaitseliidu kapten Harju Malevas, Harju Maleve vapp on selle peal. Hiljem Jõelähtme kiriku õpetaja, maailmaring sai täis. Tema isa asjad. Omaaegsed Kaitseliidu tegelased tundsid tarvidust rahvusliku vabatahtliku omakaitse ellukutsumiseks, et seisukorda kindlustada. Taheti, et see organisatsioon ulatuks võimalikult sügavamale üle kogu kodumaa ja seega paralüseeriks otse avalikult tol ajal teotsevate enamliste rakukeste õõnestustööd. Kaitseliitu toimus ju valik. Igaühte Kaitseliitu ei võetud. Kui ikkagi inimene oli poliitiliselt kahtlustäratav või tal oli kriminaalne minevik või tema maine külaühiskonnas ei olnud mitte kõige parem, siis teda Kaitseliitu lihtsalt ei võetud. Et kaitseliitlased olid Eesti valik. Kaitseliidu liikmeks astumise ja vastuvõtmise kord oli tegelikult kehtestatud juba 1918. aasta 14. novembril. Detsembris lisandus klausel. Kaitseliidu liikmed, kes mitte riigi kasusid ei kaitse, tuleb liidust välja heita. Vabadussõja ajal jaanuaris 1919 muudeti aga Eesti Kaitseliitu kuulumine kohustuslikuks kõigile 18–60 aastastele meeskodanikele, kes ei kuulunud mobilisatsiooni alla. Sõja lõpuks oli Kaitseliidus 125 000 meest. Esimestel rahuaastatel sumbus tegevus ja kahanes liikmeskond. Kuni 1924. aasta ärevad sündmused uue äratuse andsid. Juba 14. detsembril 1924 kehtestas Johan Laidoner Kaitseliidu ajutise põhikirja, mille 25. aasta veebruaris Vabariigi Valitsus ka kinnitas. Kokkuvõtlikult. Just 1925. aastal pandi alus Kaitseliidu väljakujundamisele ja edasisele arengule.
alustati laiemat propagandat Kaitseliidu mõtte elustamiseks, töötati välja Kaitseliidu embleemi, üldlipu ja malevate lippude kavandid, hakkas ilmuma oma häälekandja Kaitsekodu. Tekkisid ka esimesed Kaitseliidu naisrühmad. Esimene Lindade kompanii moodustus Tallinna Kalevi malevkonna juurde juba detsembris 1924 ja nii tuli neid järjest tiburada pidi üle kogu maa. Ja nad tegutsesid meeste juures, nende põhiliseks ülesandeks oli Kaitseliidu majanduslikult toetada, samuti tegeleda toitlustamisega, tagada sanitaarteenistus Kaitseliidu õppustel, õmmelda varustust, korjata Kaitseliidu jaoks raha. Ühel hetkel selgus see, et naisi oleks vaja ka natukene koolitada. Sellepärast, et naiste teadmised ja nende haridustase, ütleme just riigikaitseliste ülesannete täitmiseks, see, mida neilt oodati, ei olnud piisav. Ja siis leiti, et mõistlikum on naised koondada omaette organisatsiooni, mis hakkaks tegelema nende ettevalmistusega. Ja see toimus 1927. aastal, kui loodi Naiskodukaitse iseseisva keskkorraldusega. Naiskodukaitse puhul võeti algusest peale Soomest eeskuju Lotta Svärd. Ja naiskongress, mis otsustas selle luua, oli paljuski teed rajavaks just selles mõttes, et kui oli olemas juba ka eraldiseisev naisteorganisatsioon, siis üsna loogiline, et sellele pidid ju juurde tulema ka noorteorganisatsioonid ja läks küll aega, eks ole, Naiskodukaitse sündis 1925, Noored Kotkad 1930 ja Kodutütred 32, aga massiliseks kujunesid nad ju kõik, sest nii noori kotkaid kui ka kodutütreid oli ju 39. aastaks juba peaaegu 20 000 inimest. Seega tegelikult rohkem kui Naiskodukaitses oligi liikmeid. 1926. aastast kandus põhirõhk kaitseliitlaste väljaõppele. Juba varem oli alustatud kaitseliitlaste ettevalmistust peamiselt linnavõitluseks. Kaitseliitlaste esimene suurem esinemine avalikkuse ees oli Kaitseliidu päevadel 1926. aastal. Kuni 40. aastani peeti neid 6 korral. Kaitseliidu päevad olid omamoodi peegliks kogu organisatsioonis toimuvast. Peeti spordi- ja laskevõistlusi, korraldati paraade ja kultuuriüritusi. Igal aastal korraldati ka mitmeid taktikalisi õppusi, manöövreid. Kui me räägime väljaõppest, siis tegeldi laskeharjutustega. Sinna juurde kuulusid ka maastikuõppusid. Õpiti topograafiat ja kõik need päädesid tavaliselt sügisel, oktoobrikuus suurõppustega. Need olid siis erinevates Eesti kohtades, näiteks 36. aasta Sakala manöövrid, Keila sõda. Siis kontrolliti kaitseliitlaste teadmisi ja oskusi ja nendel manöövritel osalesid ka kaitseväeüksused. Kaitseliidu tegevuse kohta leidub filmiarhiivis rohkesti süžeesid. Ennekõike siiski seepärast, et neid ei hävitatud kommunistide poolt, vaid hoiti kaitseliitlaste tuvastamiseks. Aga siiski võib öelda, et Kaitseliit oli enim filmile taletatud ühiskondlik organisatsioon Eestis. Soosival suhtumisel oli konkreetne praktiline põhjus. Selle ütles Riigikogu kõnepuldist välja parlamenti naasnud Johan Laidoner juba 20. aastate keskel. Peame Kaitseliidu tarviduse peale vaatama täiesti lahtiste silmadega. Meie ei või panna oma sõjaväe peale neid lootusi, et ta sisemise julgeoleku kaitseks alati oleks tugev jõud. Meie võime ju tagasi minna pika teenistusaja sisseseadmise juurde, aga seda ei luba meie aineline jõud. Peame otsima mingisugust teist jõudu, mille võime välja viia sisemise julgeoleku kaitseks. Säärane organisatsioon tekkis meil Kaitseliidu näol. Mis on tema head küljed? Kõige esimene hea külg on see, et tema seisab koos nendest inimestest, kes vabatahtlikult ohverdasid oma jõu riigi julgeoleku kaitseks. Teine hea külg on see, et ta on odav. Johan Laidoner täpsustas, et Kaitseliit läks aastas maksma 720 000 krooni.
Kaitseväe ülalpidamine aga 18 miljonit, seega 10 korda rohkem. Kaitseliidul oli algusest peale teatud selline riiklik nüanss juures, kas või arvestades, et kes ikkagi raha maksis. Kohe alguses sai ju Kaitseliit 500 000 krooni nii-öelda hambarahaks ja tegutsemise aluseks. Ja hiljem ka ikkagi finantseeriti teda üsna suures ulatuses riigi poolt. 650 000 krooni oli selline tavapärane aasta taks, mis riigi eelarvest tuli suure kriisi aastatel küll natuke vähem, aga põhimõtteliselt siiski ja nagu ikka, kes maksab, küllap see tellib muusika ja see kehtis ka toona. Ja loomulikult, kuna tegemist oli ikkagi massiorganisatsiooniga, tegelikult ju kui arvestada Kaitseliidule juurde ka kõik need naiskodukaitsjad ja noored kotkad ja kodutütred, siis oli kahtlemata tegemist Eesti arvuliselt suurima organisatsiooniga. Ja valitsus, mis poleks sellist organisatsiooni rahvuslik riiklikuks propagandaks ära kasutanud, ei oleks ilmselt väärinud valitsuse nime. Kolmekümnendatel aastatel jagati siis kaitseliitlased, kategoriseeriti nii-öelda rindemeesteks, kes oli siis vanuselisel alusel, et 17. kuni 40-45. eluaastani, kes siis olid nii-öelda, kes oleks sõja korral läinud mobilisatsiooni alla ja algajad, siis nendele loeti normdokumentatsioonis arvestati, et neil oleks vajalik osaleda õppetegevuses aastal 20-22 päeva. Ja siis vanemad mehed, keda kategoriseeriti kui sisekaitsemehed, need olid siis 45-60 aastat ja vanemad, kes pidid siis sõja korral tegelema põhiliselt valveteenistusega, tagalateenistusega. Loomulikult läksid siia ka naiskodukaitse, kes pidi siis tegelema ka tagalas toitlustamise ja meditsiiniteenistusega. Kaitseliidu üks osa oli Eesti riigikaitse majanduslik toetamine. Ja iga inimene võis ju mitte oma relvakandmisvõimega, vaid oma tsiviilteadmistega, oma tsiviilvõimekusega Kaitseliitu toetada. Üks talumees leidis, et temal on ohutuskohas talumaade ääre peal üks maatükk, mida ta ilmselt ise kunagi kasutama ei hakka. Ja ta kinkis selle oma malevkonnale laskeharjutusteks. See kinkitus vormistati juriidiliselt ja selle vormistas nootar. Kusjuures nootar selle vormistamise eest tasu ei võtnud, sellepärast et tema oli kaitseliitlane ja see oli tema panus Kaitseliidu tegevusse. Vot niisuguste väikeste tegude teooria järgi 20-30 aastatel Kaitseliitu ja Eesti riigikaitset toetatigi. Riiklikult mõjutatud liikmeskonnaga organisatsiooniks muutus Kaitseliit pärast 1934. aastal toimunud autoritaarse riigikorra kehtestamist ja Riigikogu töö peatamist. Teatud sellised sunnielemendid tulid ju ikkagi sisse ja loomulikult, kui hakati Kaitseliitu juhtivatel tasanditel kaasama kõik võimalik riigiametnikke, omavalitsusametnikke, koolijuhte ja kes sinna pidid astuma, siis loomulikult sellised inimesed pöörasid ka taolisele propagandale senist rohkem tähelepanu. Aga muidugi propagandaga tegeles Kaitseliit tegelikult algusest peale või vähemalt üritas tegeleda. Nüüd 30. lõpus tuli sinna lihtsalt riiklik tugi ja suunamine taha. On suur mõistatus, miks patriootlik üldrahvalik organisatsioon vaikides talus Eesti annekteerimist, mis algas Nõukogude Liidu vägede tulekuga baasidesse 1939. aasta sügisel ja lõppes 40. aasta suvel lavastatud sündmustega. Eks need viimased vaikiva oleku aastad olid ju ikkagi ära harjutanud ka rahva, et kõik see, mida teeb president ja ülemjuhataja ja peaminister, et kõik see on vajalik
ja ainuõige ja neid käske tulebki täita. Et selles mõttes väga üllatav ei ole. Võib-olla jah, 20. aastate lõpus sellises situatsioonis kaitseliitlased oleks tõepoolest tegutsenud rohkem omapäi. Aga nüüd oli kord majas ja käsku tuli täita iga hinna eest. Täideti. Vabariigi lõpupäeviks oli Kaitseliidus umbes 14 000 naiskodukaitsjat, 20 000 noorkotkast, 21 000 kodutütart ja 60 000 kaitseliitlast. Meie, eestlased, ei ole kunagi olnud nende rahvaste hulgast, kes oleksime kunagi vabatahtlikult oma õigusi tahtnud käest ära anda ja hea meelega oma pead üle kohtu ja õiglused ette kumardada. Meie oleme nii kaua, kui ajaloos teame, ikka olnud oma õigusti väljas taitvat seda kangekaelselt ja isegi üle jõu käivates võitlustes. Kaitseliidu likvideerimine algas juba 17. juunil 1940. Kõigepealt korjati kokku laskemoon, padrunid. Seejärel andis Kaitseväe ülem korralduse kõik relvad viia sõjaväeladudesse. 27. juunil andis Vabariigi president välja Kaitseliidu likvideerimise seaduse. 2 päeva hiljem tuli korraldus kõik Kaitseliidu varad üle anda EKP käsutusse. Täpsustame, et Kaitseliit oli Eestis Luteri kiriku järel suurim maa- ja kinnisvara omanik. Mis edasi juhtus, on hästi teada. Nõukogude Liidu repressiivorganite hirm Kaitseliidu ees oli nii suur, et nende esimesteks ohvriteks langesid just Kaitseliidu juhtivad ohvitserid. Jõudis kätte aeg, mil kodumaa armastus ja soov teda kaitsta kuulutati kuriteoks. Varsti said seda tunda kõik Kaitseliitu kuulunud Eestimaa pojad ja tütred. On tähelepanuväärne, et Kaitseliit oli üks esimesi organisatsioone, kes alustas oma tegevust 80. aastate lõpul veel Nõukogude okupatsiooni tingimustest. Ja see on juba sümboolne. Sama sümboolne kui seegi, et me elame sinimustvalge lipu all ja meie vapiks on 3 lõvi. Sellest on aga meie järgmine lugu.